Väga positiivne uudis sulle, oled valmis? Olen valmis. Nii. Kas oled kuulnud seda, et meil on suur globaalne probleem, nimelt, et kõik Hiinas toodetud seadeldised kuulavad sind. Nad nuhivad su järgi, nad kuulavad. Ja Hiinas tulevad, no mis asjad Hiinas tulevad? 9% tehnikast, telekad, asjad, näiteks telefonid, isegi Huawei võib-olla pervab su järgi, et oled kursis, oled kuulnud TikToki asjad? Olen küll ja täitsa mõistan, et ma tean, et Hiinas ongi siuke eraldi suur angaari täis inimesi, kes kõik on siis eesti keeles spetsialistid. Mis pornot Serjoga täna vaatab? Täpselt nii. Kuidas ma elu 24 Insta-monitore vaatan. Ja neil on kindlasti ka suur eesti keele slängi, vene keele slängi oskavate inimeste sükene hall, kus nad siis istuvad ja nad kuulavad päev otsa, millest nad räägin. Ja nad saavad väga hästi aru. Mandariini keeles kirjutavad üles. Kas siin võib teha loogilise järelduse, et me kõige suurem kuulajaspaas on tegelikult Hiina valitsus? Tundub vahepeal nii, et Hiina valitsus kuulab meid, Hiina valitsus jälgib meid, Hiina valitsus teab ka, mida ma täna hommikul sõin. Kuna väidetavalt siis Hiina valitsus lükkab suvalisel ajal telefonikaameraid lahti, et siis vaadata. Muidugi ma ei tea, mida nad sealt jälgivad, et siis kui ma istun telefonis, ma nagu pöidlaga seda ekraani nühin ja loen, mis nad mollist vaatavad. Siuke natukene loll nägu ees, ila suunurgast pilkuma. Mida? Mis sellest nagu kuulata ja vaadata? Ma ei saa aru. No seda Serjoga võib-olla saa sellest aru, aga Hiina kogub selle info, et selle põhjal teha mingi maailma kõige võimsam relv. Nad teevad Serjoga pommi. Serjoga pommi. Kujuta ette, kui nad tunnevad sinu nõrkust, kui nad võtavad kõik kartulid ära, mis siis järgi jääb? Siis jääb järgi ainult riis. Kes toodab kõige rohkem riisi? Vot. See on see look on, et kes see toodab riisi. Globaalne vandenõu riisi toetada. Vot see on meie originaalne vandenõu teooria, see riisi vandenõu teooria. Nii et kallid inimesed, et see absoluutselt see Hiina valitsuse jälgimine, et see ei ole nüüd seotud mitte sellega, et Donald Trump tahaks, et Apple müüks rohkem oma mitte riisi nutitelefone, vaid see on kõigest selle jaoks, et neil oleks meie kartul ka 10 aasta pärast alles. Ja kus juures, tead, kujutad ette, kui sa paned vaktsiini ja 5G, paneksid riisi sisse ja riis on ainukene kättesaadav söög, siis nad saaksid inimestest teha lisardid. Lihtne ja loogiline. Suur see riis peaks olema, et sinna 5G mast sisse vautsa. No 5G on igal pool, kuhu me vaatame, vasakule paremale, et see on ohtlik ja mina näen otsest seost riisi ja 5G vahel. Jah, kiire internet ja riis, nad on alati kokku käinud. Jah. Et tõesti, 5G on väga ohtlik, et see on lausa ennekuulmatu, kui inimene saab kiiremini internetti kasutada. Serjoga. 2,5G peal tagasi minema. Las ma praegu totaalselt mindblowing su mõistus. Kujuta nüüd ette. Nii, check this. Nii, su telefon saab niiskuskahjustuse, ta on vihma käes või kraanikaussi kukub. Mida alati öeldakse, mida siis telefoniga teha? Riisi sisse panna. Oi issand, see kõik läheb kokku. Checkmate atheist. Atheistidel on kõrga. It everything links. It all links together. Jah, see on suurem riisi vandenõu teooria. Ainuke, kes meid siit võib päästa, on hetkel neutraalne osapool Tatar. Või Kim Jong-un.